Marina terra, Vita Astra Mare, Silvanova, kõik on koos, Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikooli sünnipäevapidu on täies hoos. Muusika käib ja kui te tegelikult vaatate siia alla, siis külaliselt võtab vastu ikkagi esmalt Punane vaip. No väga uhke. Aga kuulake, tuleb tuttav laul ette. No muidugi, tegemist on ju Anne Veskiga ja Hea tuju laul. Ja nagu näha, inimesed on lava ette kogunenud ja tantsivad. Tallinna Ülikool on korraga nii noor kui ka vana. Ametlikult loodi see aastal 2005, aga tegelikult ulatuvad selle juured palju kaugemale. Kooli 21. sünnipäeva tulid tähistama nii praegused kui ka endised tudengid ja õppejõud. Aga milline see tudengivaim siis õigupoolest praegu on? Hästi tore on, ise käin reklaami ja suhtekorralduse erialal BFM-is ja siis meil on nagu kõik erialad BFM-is on hästi siukesed kokkuhoidvad. Esimene kursus suhtleb 4. kursusega ja siis on hästi selline aktiivne suhtlemine on kõigil omavahel. Palju neid pidusid asju toimub? No ikka korralik. Iga nädalavahetus? No mitte iga nädalavahetus, aga ikka nagu Tallinna Ülikoolis korraldatakse nii palju mälumängud, viktoriinid, lihtsalt nagu Halloweeni pidu, sõbrapäeva pidu, et siis on hästi palju neid ja. Mida arvab tudengivaimust tulevane Tallinna Ülikooli rektor Priit Reiska? Kas tudengid peaksid pidutsema või tuleks sellele hoopiski joon alla tõmmata? Ma loodan, et nad ikka panevad pidu, sellepärast, et ma arvan, et peo panemine kõlab võib-olla kuidagi sellist robustselt, aga tegelikkuses see tähendab ikkagi suhtlust, see tähendab erinevate uute sõprade leidmist ja ka tõenäoliselt ka sellised, kellega sa suhtled pärast õpingute ajal edasi või ka pärast õpinguid. 21 on Kui ikkagi ühele sünnipäevale tulla, mis on kõige tähtsam asi? Kõige tähtsam asi on kindlasti söök. Vaatame, mida Tallinna Ülikool siis ikkagi külalistele süüa pakub. Nii, esimene asi, Vahemere pärane oa kikerherne suitsu tofu salat. Ossa, see on vegan ka veel. Ma küll ei saanud aru, mis söök see on. Tundub väga maitsev kindlasti. Mis siin veel on? Caesari salat, röstitud kanaga. Väga uhke. Tundub, et kõige maitsvam asi on barbecue mustsõstra marinaadi sea sisefilee lõiked suitsuste šampinjonidega. Ja mis ta kõige parem on, sellepärast, et see on otsas täiesti. Nii, aga me leidsime midagi nüüd väga erilist, sellepärast, et sa ei ole Tallinna Ülikooli vilistlane, sa ei ole Tallinna Ülikooli tudeng. Miks sa siia peole tulid? Anne Veski pärast. Anne Veski pärast? Jah. Mis selles Anne Veskist nii ägedat on? Sest, et ta laulab nii pikalt juba ja ma olen ta andunud fänn peaaegu, öeldakse. Käid iga Anne Veski kontserdil? Põhimõtteliselt küll. Viimane oli tema see juubelkontsert, mis nüüd oli just. No võt, õppige rahvast, need on tõelised fännid. Ole mu kõrval jääge nii, unusta kõik, mis haiget teed. Võta mu hingest vaikne piik, jäi see siia. On 40 aastat harjutanud. Kõik, kes 40 aastat harjutavad, tuleb välja see asi, kui sa teed õiget asja. Aga kui te kiirelt peaksite meenutama oma tudengiaegu, millised need olid? No meil oli väga äge, tähendab tudengiajad selles mõttes, et me olime väga ärksad ja aktiivsed. Meil oli seal tipiühika, ma elasin 3. ühiselamus, oli naiste klubi Eva, mille president ma olin ja siis me korraldasime seal üritusi ja siis ma olin ju tudengulaulude festivali laureaat ja peale selle, et me õppisime kõik tööstuse planeerimist ja õnneks see majandus jäi minust ilma, aga ma oskan planeerida väga hästi oma ansambli tegevust. Peo õhtujuhtideks olid armastatud saatejuht ja vilistlane Anneli Atermann ning tuntud uudisteankur ja tudeng Tõnis Sarap. Sa oled ka Kanal 2 reporteri saatejuht ja kui me natuke vaatame siiapoole, siis siin on Anneli,
kes töötab TV3-s ja te olete mõlemad õhtujuhid, et kuidas see läbisaamine on? Läbisaamine on konkurendid ikkagi? Noh, ei ütleks tegelikult erameedias, me kõik saame läbi ja tegelikult me saame ka Reet Linnaga väga hästi läbi, kes on ETV-s, eks ole. Aga tõesti, Annelika see läbisaamine väga hea, muidugi ta tegi maailma kõige parema killu. Meie esimene kohtumine, kui oli koosolek, ta tõi TV3 saate Maskis laulja šokolaadi. Mul ei olnud talle reporter šokolaadi anda vastu ja ma unustasin selle nalja teha, et talle see kinkida järgmisel kohtumisel. Aga küll ma jõuan postiga saata.